Tere ilusat hommikut! Täna teen sulle siis sellise kaardiladumise, mis on ajatud karma sõnumid, ehk siis vaatame seda, mida sa oma isiklikku karmat arvestades, oma õppetunde, elulisi õppetunde arvestades, siis võiksid teada või mida sa peaksid tegema. Tegemist on ajatute sõnumitega, see tähendab, et ükskõik millal see video sinuni jõuab, sul on siit mingisugune sõnum endale teele kaasa võtta. Aga mõistagi on tegemist üldise kaardiladumisega ja seetõttu ei pruugi see nüüd üks ühele sinu elu 100% peegeldada. Ja kui sa tunned, et sa vajad isiklikku ladumist, et ma tunnetaksin ja vaataksin ja tajuksin sinu energiaid ning sellest lähtuvalt tõmbaksin sulle kaarte ja vastaksin sinu isiklikele küsimustele, siis siit video alt sa leiad lingi, mille kaudu sa saad registreeruda. Kui sa aga leiad siit videost endale midagi kasulikku või õpetlikku või mõtlema panevat, siis jaga siin all kommenteerides, et mis oli see sinu jaoks kõige tähtsam mõte, mida sa endaga kaasa võtsid. Ja loomulikult võid ka siis meie kanalit tellima hakata, see aitab meil siis infot levitada. Ja kui sa paljuks ei pea, siis võid ka seda postitust jagada. Nii, aga ma olen kaardid välja tõmmanud, et hakkame siis neid ümber pöörama. Et esimene kaart on tulnud välja siis jäära tähtkujust. Ehk siis jäär, sümboolselt jäär. See ei tähenda, et sina pead oma tähemärgilt jäär olema, aga praegu karma sõnumite kontekstis on jäära energia sinu karmas aktiivne. Et kui see nii ei oleks, siis see kaardi ladumine sinuni jõudnud ei oleks. Ja kui me nüüd kujutame ette, et mida see jäär sodjaagi ringis siis tähendab, et sellel päeval, kui päike liigub esimest korda nii-öelda aastas jäära märki, siis see on meil kevade algus, eks ole, et kogu maa, kogu elus loodus, kõik rõõmustab selle üle, et kõik hakkab kasvama, paisuma, avanema ja nii edasi, et päev muutub pikemaks, valgust ja soojust on rohkem ja kõik justkui nagu tärkab ja puhkeb või hakkab seda tegema. Ja see tähendab ka seda, et sinu elus võib siis praegu sinu karmaline energia võib praegu nagu aktiivne olla, kõik on liikumises. Või kui sa tunned, et ei ole liikumises, siis see võib kuskil anda endast märku selles mõttes, et see vajadus selle liikumise järele on olemas. Ja kui me kujutame ette, et jäär kui loom, eks ole, et loom kui jäära kui looma energia, et kuidas see sinu karma energiat praegu peegeldab, et kui sa kujutad ette, et mida jäärad nagu kevadel teevad, on see, et neil on paaritumisaeg põhimõtteliselt looduses. Et need piirkonnad, kus siis jäärad elavad, vabas looduses on see siis paaritumise aeg. Ja muidugi ülekantud tähenduses võib-olla ka sinul on selline suguline kihk kõrgenenud. Aga loomulikult see karma sõnumid ja sidemed ei ole seotud siis ainult sugu ellumisega, vaid siin me peaksime vaatama, et see paaritumine on sisuliselt siis viljastumine, ehk siis millised sinu ideed, tööd või teod on praegu nii-öelda viljastumise ootel. Ehk siis millele sul on vaja rohkem seda väge või jõudu või vunki juurde anda oma elus. Et see on nagu siis nagu natukene laiem kui ainult paaritumine, eks ole. Ja tahes tahtmata see, kui sa oma ideedega tegeled või sinu ideed ootavad sinult seda tõuget, et nad saaksin füüsilises maailmas hakata avalduma, et sa võid tajuda seda välises keskkonnas ka näiteks mingisuguse konkurentsina või vastupanu energiana. Ja sa võid tajuda ka seda, et ümbritsev maailm su ümber on kuidagi kiiremaks muutunud või kõik nagu ootavad sinult midagi. Ja kõik nagu tahavad midagi, aga võib-olla väga täpselt ei väljendata, et mis asjad need on, eks ole. Ja kui sa nüüd võtad jälle, kui me läheme ajaloos tagasi, et kuidas seda siis öelda, aastatuhandeid tagasi, eks ole, et mis siis nagu toimus, et see, kui kõigil nagu kiire on ja see tähendas seda, et valmistutakse siis kas põllutöö ajaks või jahihooajaks.
Ja see tähendab seda, et tööriistad peavad korras olema, nooled, adrad, vikatid, kõik tuleb nagu valmis panna. Ehk ülekantud tähenduses karma sõnumina võib see kaart sul siis praegu välja tuua selle, et mis on see, et mida sina pead praegu valmistama selleks, et sa saaksid nagu need oma ideed, tööd ja teod ja oma elu ära viljastada selle jääramärgi kaardiga, mis sul siit sõnumitest praegu nagu välja tuli. Ja siin on nagu oluline siis veel mõelda ka selle peale, et võib-olla siis selline, see ongi see aktiivne, et jäära aktiivne energia, et võib-olla neid selgitusi kuuldes sa võib-olla mõistad ka seda, et miks siis jäära energia võib-olla nii-öelda valitseb seda sodjaagi ringi või miks ta sellest nagu algab, on ju. Et see ongi selline aktiivne hetk sealt, et see on nagu enda maksma panek. Ehk siis kuidas sina saad ennast maksma panna. Ja see ei tähenda, et sa peaksid jõudu kasutama või domineerima nii-öelda füüsiliselt või üleolevalt, aga võib-olla sa saad seda teha kuidagi oma tarkust kasutades, oma oskusi ja võimeid kasutades, on ju. Ja see tähendab seda, et siin on hästi oluline see, et jääda nagu ausaks ja olla spontaanne, sest jäärad üldiselt tegutsevad spontaanselt. Aga see tähendab ka seda, et kui see karmakaardina sul välja tuleb, et siis sinul on ka kasulik oma sellist sisetunnet või intuitiivsust kasutada ja selle pinnalt siis spontaanselt tegutseda. Aga selle kaardiga praegu siin karmasõnumites tuli välja ka üks ohukoht või üks hoiatav koht. Et su tööd ja tegevused ja teod või su elu on vist õigem öelda, et su elu hakkab su hingeteekonnast lahku minema või välja kasvama, eralduma, siis kui sa praegusel perioodil hakkad jõuga peale suruma oma tahtmist või jõuga hakkad asju ära tegema. Ehk siis jõudu sa siin kasutada ei tohiks, küll aga sa võid kasutada oma ideede viljastamisel ja oma elu, ütleme siis rikastamisel, võid kasutada oma tarkust, oskusi ja pädevusi, mitte aga jõudu, mitte aga üleolekut. Ja oluline on siis see, et võtta vastu väljakutsed, mida elu sulle annab, et võtta need lihtsalt vastu, aga neid väljakutseid teostades või tehes või ellu viies jää siis oma sisemisele kompassile või oma sellisele, kuidas seda siis öelda, jää enda olemusele nagu truuks, oma vajadustele truuks, oma südamele ja hingele truuks. Et see on võib-olla õigem öelda. Nii, teine kaart on Veenus. Nii, et vaatame natuke seda kaarti, siis et sa näed, siin on nagu kaks nägu teine teistpidi. Et ma unustasin öelda selle jäärakaardi juures veel, et võib-olla praegu on nagu karmasõnumite kaudu ja jääraenergiaga tuleb läbi see, et jäär on seotud ka siis peaga ja mõtlemisega ja mõistusega. Ehk kasuta sisetunnet ja intuitsiooni, aga ära kaota nagu oma pead, et jäta nagu pea külmaks on praegu nagu see sõnum, eks ole. Aga tulles tagasi Veenuse juurde, ma korra vaatan seda kaarti lähemalt, et kaugelt ei näe nagu vaadata, mis siin on. Ühesõnaga, et see Veenuse kaart siis ütleb meile seda, et sinu hing tahab, et sa tegeleksid nende asjadega, mida sa oma hinges ja südames ja oma olemuses kalliks pead ja et sa naudiksid nende asjade tegemist. Ja kui sa seda ei tee, et kui sa ei tegele enda jaoks olulisega,
Ja võib-olla see oluline oled siin sina ise, juhul, kui sa oled iseenda jaoks oluline, siis see tähendab ka seda iseendaga tegelemist, eks ju. Aga kõik muu ka, mis on tähtis, ja ma ei mõtle siin, et töö on meie kõigi jaoks tähtis, et me nüüd peame tööd hirmsasti tegema, vaid pigem on siin nagu see sõnum, et mis veel peale töö on oluline, et sellele aega võtta ja seda nautida. Ja kui sa seda ei tee, siis nagu tekib nagu selline väline sekkumine, et miski su elus muutub või hävib sellisel kujul, milleks sa ei ole valmis. Ühesõnaga tekivad mingid muutused, milleks sa ise siis ei ole valmis, kui sa ei tegele nende asjadega, mida sa kalliks pead. Ja kui sa tegeled, siis sind ootab ees rõõm ja igasugused head ajad ja see pöördub nii-öelda sinu kasuks. Siis mida see veel tähendab, see Veenus, kui ta tuleb meil karmakaardina välja, et ta tuletab meile meelde, et vaimsed väärtused on olulisemad kui praktilised kaalutlused. Ja panid tähele, see jäärakaart sellel ladumisel ütles meile ka seda, et tee küll, võta küll väljakutsed vastu ja tee, mida elu toob ja ole spontaanne, aga ära kaota pead. Ehk siis ühest küljest see tähendab ka seda, et ära torma, onju. Ja see kaart siis ütleb seda, et vaimsed väärtused, aga selleks, et mingid vaimsed väärtused saaks meile olulised olla, me peame need kõigepealt üldsegi ära tundma. Ehk siis, kas sina täna tead, mis need sinu vaimsed väärtused on, eks ole? Ja siin on nagu oluline siis see, et täiesti teadlikult võtta endale see aeg või see tunnetamise aeg, see olemise aeg, et vaata seda ilu ja harmooniat, mis su elus on, kasuta ja ela seda oma isiklikus elus, oma perekonnas, oma kallite inimestega, eks ole, et ühendada seda maailma, seda materiaalset maailma ja seda vaimset maailma siis oma sellise hinge või olemusliku aspekti täiuslikkusega. Ja Veenus on iseenesest muidugi siis naiselik energeetika, et jäär on pigem siis mehelik, Veenus on naiselik, eks ole. Ja siis kuna nad mõlemad siit välja tulid, siis see tähendab ka seda, et ongi, et see vaimne ja füüsiline maailm peavad nagu tasakaalus olema ja mõtted ja teod ja tunded ja kõik need peavad tasakaalus olema, eks ole. Ja siin on ka teatav selline võib-olla romantilisuse aspekt, iluga seotud aspekt ja igasugune kunstide ja kaunite asjadega. Kas siis kaunid kunstid või mingid muud asjad, ma ei tea, lilleaiad ja botaanikaaaiad ja mingid sellised asjad, kus see ilu on nagu juba olemas, et selle iluga tegeleda või seda ilu siis nautida, eks ole. Ja Veenuse üks selline põhienergia on see, et ta nagu tegeleb sellega, mis talle meeldib ja ta meelitab oma ellu või tõmbab ligi siis ainult neid asju, mida ta soovib ja jätab kõrvale kõik muu. Et selles suhtes, vaatamata sellele, et ta on selline naiselik aspekt, on ta nagu väga põhimõttekindel. Et ta valib selle, mis on nagu oluline ja kõik muu jätab kõrvale. Ja ta saavutab oma eesmärgid tänu sellele, et ta teeb seda, mida ta soovib ja muu jätab kõrvale, eks ole. Ja väärtused ja võib-olla selline põhiväärtused, mis siis inimese jaoks, sinu jaoks on olulised, on ju. Ja siis võib-olla selline hea maitse või hea toon on siis need asjad, mida sa oma karma kontekstis võiksid siis nagu üle vaadata praegu. Ja siis Veenuse kaart tuletab meile meelde ka seda, et diplomaatia, näiteks diplomaatia, eks ole, sellised läbirääkimiste kunst või veenmise kunst, eks ole, taktitunne ning õrnus on siis võib-olla sellised, võiks öelda, ma ei öelda kõige tähtsamad, aga võib-olla siis peamised sellised kunstid või sellised väärtused, mida see Veenuse kaart praegu karmasõnumina sulle nagu välja siit toob. Ja see tähendab seda, et see on siis ikkagi nagu sellise harmoonia kaalutlusega, eks ole, et tuleb nagu mingisugune otstarve leida endal ka siis enda elus või enda hinges siis nendele aspektidele, mis võib-olla tunduvad nagu mitte nii praktilised või mitte nii materiaalselt vajalikud, eks ole, et nad tegelikult on nagu vajalikud.
Ja kui võtta nüüd, et meie meelesüsteemid, et siis Veenuse energeetika on seotud meie puutetundlikkusega ehk meie sellise kompimismeelega, meie sellise tajumisega, haistmis- ja maitsmismeelega. Ja märksõnad, mis Veenuse energiaga kaasas käivad, võiks siis olla naiselikud põhimõtted, veetlus, omandamine, armastamine, kaunistamine, täiustamine, maitsekalt käitumine, suhtlemine, seltskondlikkus, nautimine, väärikus, eristamine, harmoneerimine, ühendamine, sobitamine, peensus, taktitunne, õrnus, lahke olemine või lahkus. Ma jäin kokutama sellepärast, ma mõtlesin, kumba ma ütlen, on ju, et tegelikult tähendavad sama, eks ole. Rahulikkus ja nagu kunste ja neid igasuguseid asju juba nimetasime siin, eks ole. Ehk siis see nüüd on see koht, et need märksõnad, mida ma siin praegu ütlesin suvalises järjekorras, et see ei ole tähtsuse järjekord, on ju. Et mõtle, kuidas sinul nende teemadega nagu üldse suhe on. Ja see kaart tuleb välja selleks, et sa paneksid rõhku nendele asjadele, mida ma nimetasin. Ja oluline on siis praegu, et armastada headust kõigis asjades ning jälgi tähelepanelikult, kuidas maailm vastab sulle headusega. Ehk kuidas see headus siis hakkab sinu juurde tagasi tulema, kui sa seda õpid märkama. Ja võib-olla siin on väikene hoiatuse koht siis ka, et nagu ikka igal mündil on 2 külge, eks ole, et ilu, mida sa otsid, ei ole üksnes väline. Mis kasu on õunast, mille sees on uss, võiks siis esitada sellise küsimuse, eks ole. Et väliselt võivad paljud asjad väga ilusad olla ja näida hästi, kõlada hästi, aga meil ei ole nendega mitte midagi teha. Ehk siis sinu karma sõnum on sulle praegu ka see, et ära lase välisel muljel või esmasel muljel ennast eksitada. Nii, avan järgmise kaardi. Nad tahavad siin juba segamini minna. Nii, mis see järgmine kaart meil siis on? Järgmine kaart on 6. maja. Ja 6. maja on seotud... Mõnes mõttes see 6. maja on selles mõttes nagu huvitav, et ta on seotud, ta justkui nagu on orienteeritud teistele, aga see köie ots on ikkagi sinu enda käes, ehk see, mida teised teevad või kuidas teised on, peegeldab sulle sind ennast tagasi. Ehk siis, kuigi sa võid tunda või tajuda, et näiteks sinu töö või see, mida sa füüsilises keskkonnas teed, ükskõik mis need tegevused on justkui nagu natuke teistele suunatud või teiste aitamisega või teiste heaoluga, eks ole. Aga tegelikult seal oled sina ise seal taga. Siis ja vaimsel ja hingelisel tasandil on samamoodi, et kuidagi nagu, et tehes teistele head, sa pead tegelikult mõtlema selle peale, et mis sulle endale hea on, et sa ei tohi seda ära unustada. Keerasin kaardi vahepeal teistpidi, siis ma näen neid teisi tekste ka siin. Ja kui sa nüüd näiteks aitad kedagi või, et see on see ohukoht siis, et kui sa aitad kedagi või teenindad kedagi, et oleneb, mis su ülesanded on, eks ole, et siis on oluline nagu tajuda seda, et sa ennast ära ei unustaks. Et muidu läheb see asi tasakaalust välja, võib-olla see ongi tasakaalust välja läinud, et see 6. maja kaart sul üldse välja tuli, et sa oledki võib-olla teised fookusesse pannud ja ennast ära unustanud. Et vaata, ma tõstin selle kaardi uuesti üles selle mõttega, et vaata seda sümbolit siin keskel, see ringikujuline sümbol, et siin on nagu tööriistad, eks ole, hark ja labidas ja vikat ja kõbla ja mis siin on, eks ole, ja nad moodustavad ringi ehk nad moodustavad terviku. Ja sina ja teised moodustavad ka terviku. Andmine ja saamine moodustavad terviku ja nii edasi, eks ole. Ehk siis 6. maja on ühest küljest siis nagu teiste, ütleme teiste abi, eks ole, et
et sina oled võib-olla harjunud teisi aitama, aga äkki sa peaksid nüüd ise ka tähelepanu endale tõmbama ja võib-olla sa võiksid hakata ka abi küsima näiteks, kui sa seda vajad. Siis 6. maja on seotud veel sinu sisemise eluga, suhetes teiste inimestega ning asjadega, mis võivad neid suhteid kas siis soodustada kui ka kahjustada. Ehk siis see, mis sinu sisemaailmas toimub, määrab ära selle, kuidas sul sinu suhetes ja väliskeskkonnas, füüsilises keskkonnas läheb. Ja kõige tähtsam asi või kõige suurem asi, mis kahju võib tuua või kasu võib tuua sinu suhetes ja sinu ümbritsevas keskkonnas, oled sina ise. See on seotud tööga ja teenuste osutamisega, ehk nagu ma juba nimetasin, eks ole, teiste inimeste aitamisega, teiste inimeste teenimisega. Aga siis on oluline vaadata seda, et kas sina töötad kellegi heaks või töötab keegi sinu heaks ja ka siin on siis vaja seda harmooniat ja tasakaalu nagu hoida ja luua, eks ole. Siis, mis siis veel? Ühesõnaga, see on ka natuke, vaata, nagu siin eelmiste 2 kaardiga tuli välja see, et kuna jäär oli nagu selline mõtlemise ja peaga seotud kaart ja Veenus rohkem tunnetuse ja sisemaailmaga seotud kaart on ja, siis ka see 6. maja ütleb, seesama, et sina ise oled siis see, kas mis seda kasu toob või kahju tekitab, et nagu ikkagi see tasakaalu või harmoonia tekitamine on oluline, sest et sinu arvamus selle kohta, ühesõnaga see, mida sa ise, näiteks kui sa töötad teiste heaks, siis see, mida sa ise mõtled selle kohta, teiste heaks töötamise kohta, määrab ära. Nii nõme on olla, ma ei tea, palgatöötaja või nii nõme orja ja kasu ikka midagi ei ole. On ju? Täiesti, saad aru, milline energia sellel mõttel taga on. Aga see sama mõte, kui sa töötad kellegi heaks, siis mis selle töö väärtus on, mis kasu maailm sellest tööst saab? No näiteks, kui sa toon lihtsalt hästi, ma meelega valin hästi sellise töö, mis ei meeldi võib-olla paljudele inimestele, et näiteks kui sa oled kojamees ja pühid tänavaid, et täiesti mõttetu töö, mõned inimesed ütlevad nii räpane ja ei maksta ka eriti selle eest, eks ole. Aga kui sa mõtled, mis kasu sa tood, inimesed saavad puhtas linnaruumis elada, näiteks, on ju. Et see on nii suur väärtus, kui nii võtta. Et saad aru, see sinu mõtlemine määrab ära selle tulemuse, mida sa arvad teiste heaks töötamise kohta, määrab ära selle tulemuse. Ja sama asi kehtib ka see, et kui keegi töötab sinu heaks, mida sa selle kohta arvad, need töölised on mingid mõttetud matsid, õppida nad ei viitsi ja teha nad ka midagi ei viitsi, on üks suhtumine, eks ole, ja teine on siis see, et ilma nendeta ma ei suudaks seda ettevõtet pidada, on ju. Eks see, mida sa arvad teiste heaks töötamise kohta, kas siis iseenda või teiste kontekstis, määrab ära selle, mis tulemused sul on. Ja kui see kaart siin praegu sellel karmasõnumite lugemisel välja tuli, siis see on märk sellest, et ilmselt sellega on sul mingisugune teema nende arvamustega, eks ole. Siis praegu on oluline see, et on vaja siis tegeleda mingisuguse, kas tegeleda, oleneb nüüd inimesest, kuna siin võib palju vaatajaid olla, on ju, kas on vaja siis tegeleda heategevuse või vabatahtliku tööga, kui sa ei ole seda teinud. Või siis vastupidi, kui suurem osa sinu tegevusest ongi vabatahtlik töö, siis peaks ka seda nagu kriitilise pilguga üle vaatama, eks ole. Sest kui sa seda ei tee kriitilise pilguga, siis see on asi, mille kaudu sa hakkad endale kannatusi looma. Jah, sest ajaloo, kui me võtame et energeetikat, väga paljud inimesed on nagu uhked selle üle, et nad teevad nii palju vabatahtlikku tööd ja see on väga tänuväärne. Ma ei mõista seda üldse hukka, ma olen ise ka hästi palju aastaid oma elus teinud vabatahtlikku tööd ja väga palju ja mitmes kohas ja nii edasi. Aga siin on oluline nagu ära tajuda see, et mis energeetika sellel vabatahtlikul tööl on, sest ajaloolises kontekstis teenisid meid ju teenijad. Meid võib-olla mitte, aga orjad, eks ole. Teenijatele maksti vähe ja orjadele mitte midagi, on ju. Et see sisuliselt tähendabki seda, et see on see energeetika ja see on ka see põhjus, miks seda suhtumist nagu muuta tuleb, millest ma siin eelpool rääkisin, eks ole. Ja see 6. maja on ka siis
toob välja siis need küsimused, et kuidas sa oma keha, oma füüsilist keha kasutad töö tegemiseks ja üldse selleks, et oleks võimalik tööd teha. Et üks asi siis, mis seal töö sooritamise juures on vaja teha, no näiteks kas sul on sundasendid, et mida sa siis oma kehaga teed, kas sa siis, ma ei tea, võimled või lõõgastad või saunatad või kui tihti sa seda teed ja nii edasi, on ju. Või kas sa magad piisavalt või toitud tervislikult või toitud nagu mitmekülgselt, et su kehal oleks üldse jõudu seda tööd teha. Nii, ja siis on jällegi see, et kui me juba jõudsime söögi juurde, et siis kas sa pöörad nagu tähelepanu sellele, et kus seda toitu on kasvatatud, kes seda on kasvatanud või kes seda toitu on valmistanud, on ju. Et kas sa eelistad, ma ei tea, supermarketi toitu, mis on lihtsalt suvalised asjad kokku keeratud või meeldib sulle see, et kui keegi on kas sa ise või keegi teine on süüa valmistanud ekstra sulle mõeldes, on ju, et siis on see energeetika juba seal hoopis teine ja nii edasi, eks ole. Et no tuleb siinkohal meelde, et näiteks isegi vana hea Kreeka Hippokrates on öelnud sellise mõtte välja, et sinu kõige parem ravim on sinu toit või midagi taolist, et võib-olla ma ei mäletanud sõna-sõnalt, aga mõte on selles, et toit on meie kõige parem ravim, eks ole. Ja see on ka siis see põhjus, miks näiteks ravitsemine või tervendamine kuulub ka siia 6. majja. Ehk sa võid siis mõelda selle peale, et millised, kui sul on füüsilisi haigusi või vaimse tervise kõrvalekaldeid mingisuguseid, et mida sa nendega saad ette võtta, eks ju. Kas on midagi, mida sa saad ise teha, kas on midagi, mida sa pead käima, ma ei tea, arsti juures või kuskil nõustaja juures või psühhoterapeudi juures aitamas, nii-öelda järgi aitamas, eks ole, lahendamas. Et siis ka praegu see kaart tuletab sulle meelde, et on aeg nende asjadega teadlikult tegeleda. Siis ja nii nagu see suhtumine töösse oli, millest me siin rääkisime, samamoodi hästi palju sõltub siis sinu suhtumisest, sinu toitu ning tervisesse. Ja lihtsalt ütlen ära, sa ei pea olema üks nendest, aga 6. maja, kui ma õigesti mäletan, siis valitsev planeet on siin Merkuur ja Neitsi tähtkuju. Et nüüd, kui sa oled kuidagi Merkuuriga seotud ja Neitsi tähtkujuga seotud, siis seda 6. maja juttu kuula veel ekstra korra üle, eks ole. Aga need karmasõnumid on selles suhtes, nad on kõigile, et see ei ole nüüd niimoodi, et ainult nendele tähtkujudele, kes siit välja tulevad. Siis jah. Et ma muud ei oskagi siin lisada, et kui sul tekib küsimusi veel midagi selle kohta, siis sa võid kommentaaridesse panna, et praegu nagu spontaanselt midagi muud tarka nagu pähe selle 6. maja kohta ei tulnud. Et ma ei ole ka astroloog, et kui keegi astroloog juhtub kuulama, siis võib siia oma tarkust veel juurde panna. Nii ja järgmine on 5. maja. Vaatasin seda sümbolit siin, et ja esimene, mis mul mõte tekkis nagu sirp ja vasar. Et hästi huvitav, kuidas see siis nagu tuli praegu, aga tegelikult on siin, eks ole, telefonitoru ja sulg, millega kirjutada. Vaatan, kas on ikka telefonitoru, on jah. See lauatelefonitoru ja sulg, millega kirjutada. Ehk siis eneseväljendus võiks nagu öelda. Ja kas see, mida sa öelda tahad või mida sa mõtled, ja see, võib-olla sa väljendad ka loominguliselt ennast, siia läheb mis iganes ka kunstiline ja käeline igasugune eneseväljendus. Ka töö on meie eneseväljendus, ka see, kuidas me probleeme lahendame, on eneseväljendus, on ju. Et kas see, kuidas sina ennast väljendad, et kas see kavatsus või kas see sõnum on teistele arusaadav, ehk siis, et mõnikord on see, et me tahame jube head, aga välja tuleb nagu alati, on ju. Ja nüüd ongi hästi oluline siin, et oma ideid ja selliseid tundmusi ja taipamisi on mõistlik siis väljendada nende inimestega, kes on sinu ümber või kes on sinu igapäevane suhtlusvõrgustik. Siis kas pereliikmed, kallimad, sugulased, perekond, sõbrad või veel mõned inimesed. Ja ühesõnaga siin on nagu võib-olla selliste punase joone või ohukohtadena on välja toodud see, et me ei kasuta nagu õigeid kontakte või me ei kasuta õigeid väljendusviise.
kui meil on vaja ennast nagu nähtavaks või kuuldavaks teha. Et ja me ei kasuta oma ideid, et see on ka, et võib-olla me kasutame õigeid kanaleid, aga et me ei kasuta ideid, mis meil on tekkinud. Et see on ka siis nagu ohukoht, eks ole. 5. maja siis võiks öeldagi, et on nagu loovuse maja, eks ole, mis annab sulle võimaluse siis maailma muuta. Et kui need eelmised kaardid rääkisid nagu endaga, kas siis tegelemisest, eks ole, füüsilises või sisemises maailmas, siis see 5. maja kaart nüüd räägib sellest, et on tegelikult vaja siis ka väliskeskkonnas seda muutust tekitada. Et siis kujutlusvõime harjutamise tulemusena võivad siis sündida sul tõelised kunstiteosed või tõelised avastused või mingisugused sellised suuremad taipamised, eks ju. Mida kui need tekivad, siis need tuleks nagu ellu viia, et see on nüüd see koht, et su karma tahab neid märguandeid sulle nagu teada anda praegu või see energia on sinu karmas nagu olemas. Et võib-olla, kui see kaart välja tuli, siis võib-olla on sul olnud see, et sul on neid taipamisi ja mõtteid igasuguseid olnud, sest intelligentse ja sellise toimiva ja tegusa inimesena sa võib-olla õpid või arendad ennast, loed, kuulad igasuguseid asju, aga kui palju sa rakendanud oled? On see küsimus siin. Ja kui sa ei rakenda, siis sa ka oma seda impulssi, mis su sees tekib või oma neid välgatusi, ei kasuta sa siis ju ammugi, eks ju. Siis ütleme niimoodi, et kui sa mõtled, et lapsevanem, kui sa oled lapsevanem, eks ole, et siis sinu lapsed ei sünni siia maailma ju sinu pärast. Nad sünnivad iseenda pärast. Kuigi vanematena meile tundub, et me oleme ju kõvad tegijad, on ju. Ja nad sünnivad iseenda pärast ja samamoodi kõik see, mida sa oma ellu lood. Kas on need siis kunstiteosed sõna otseses mõttes, on see mingisugune väärtus, mida sa lood teistele inimestele, on see mingi töö, mida sa teed, on see mingi võimalus, mida sa lood. Ei toimu ega ei tule siia maailma sinu pärast, vaid ta tuleb iseenda pärast, et ta saaks siin maailmas avalduda ja inimkonnale või loodusele või veel kellelegi millelegi seda kasu tuua, eks ole. Nii, et nii nagu laste kasvatamisel, et kui sa oled nad suureks kasvatanud, on ju tark lasta neil minna. Nii on ka oma selle loominguga või oma selle panusega, mida sa inimkonna või töökoha või perekonna või suguvõsa heaks teed, et kui sa on nagu oma elu hakanud elama, siis ära klammerdu selle külge, anna see nagu vabaks. Siis võib-olla see on nagu see koht, et kui tekivad küsimused või tekivad nagu mingisugused valikud, et ma ei tea, kas valida see variant või teine variant, siis on see, et mängi rolli mänguna need olukorrad läbi, et sul tekiks nagu õige tundmine või tunnetus selle asja kohta, eks ole, et ühtekaudu see rollimäng võib siis olla sul nagu meelelahutus, on ju, aga samas ta on ka omamoodi kunst, mis aitab sul tegelikult siis sellest elukunstist paremini ja sügavamal tasandil aru saada. Ja seetõttu, kui 5. maja tuleb välja, siis ta ütlebki, et kui sa selle iseenda loomingulise, loova ja mängulise poolega tegeled, nendest piirangutest või piiridest või takistustest nagu läbi lähed, üle astud, on ju. Et siis see on tõeline rõõmu ja sükane, seal on rõõmu ja lust ja mängu nagu palju. Et need on kõik nagu omamoodi etendused. Ja tegelikult mõtle, kui palju meil on etendusi elus. Lisaks sellele, et me, ma ei tea, teatris, kinos või tsirkuses käime. Ma ei tea, sport, mängimine, isegi romantiline armastus on mingis mõttes nagu etendus. Isegi kui sa sellel hetkel ei mängi, vaid oled päris ehe, on ju. Siis samamoodi näiteks, kui sa lood mingit uut programmi või uut projekti, siis see on nagu mingi etendus, on ju. Ja kõik need asjad on ju see, et nad elavad nagu oma elu, et nad ei ole selle pärast, et mina tahan, et need asjad niimoodi oleksid. Ja kõik need asjad on seotud või sünnivad mingisuguse riskiga, sest meil mitte kunagi ei ole garantiisid. See tähendab seda, et kui sa tahad elust suuremat rõõmu ja naudingut tunda, siis sul peab olema ka valmisolek riskida, sest nauding ei anna sulle garantiisid. Kui sa tahad elu nautida, rõõmu tunda, nii-öelda mängulusti, mängu ilu tunda, siis see väike riskivalmidus peab siin olema, eks ole. Et siis on elu nagu põnev.
Ja minu arvates on siis kaotamine ja võitmine siin maa peal nagu sellised, kuidas ma siis ütlen, nagu ei ole nagu kõige tähtsamad omadused või tegevused, eks ole. Et oluline on lihtsalt just nimelt, et saada aru, et mis mängu sa mängid ja mis mängu teised mängivad ja kui see on sinu mäng, siis minna sellega kaasa, eks ole. Ja riskide võtmine muidugi, siin on see ohukoht ka, et võib tuua siis sellised, näiteks hasartmängud, aga samas see võib tuua ka mis iganes sellise ülepingutamise või ülepanustamise, ületegemise, on ju. Ka investeerimine on 5. maja teema muuseas. Ja kui nüüd 6. maja puhul ütlesin ära, et kuhu energias seda veel kuulub, siis kui ma õigesti mäletan, 5. maja valitsevad päike ja lõvitähtkuju. Aga sõnum kehtib kõigi kohta, mitte siis ainult lõvi sodiaagimärgis sündinutele. Et sellised sõnumid täna, et jaga siis minuga oma taipamisi ja kohtume nädala pärast. Tšau, tšau!